Lõuna rattaklubist 129 numbri all Michael Kuusma Tartu Ülikooli Akadeemiline spordipõliste sportlasi ratturite arvestust Eesti esivõistlustel 130 numbri all Eesti esivõistlustel et olümpiakrossi formaadis pronksmedali pälvinud Raiko Kaldoja CC Rota mobiliste tiimist. Eelmisel aastal oli ta pronksmedali võitja tsiklokrossis sportlasi ratturite Eesti esivõistlustel ja 131 numbri all stardib Sten Kask spordipartnerite tiimist. Seenioride stardijoonel. Seenior 1 vanusrühm 30 kuni 39 aastased meesratturid. Seenior 2 vanusrühma kuuluvad härrasmehed seniorid, kellel vanust 40 kuni 49 eluaastat. 3 minutit stardini aega. 40 minutit ajaliselt võetuna tuleb sõita sellel 2,5 kilomeetri pikkusel ringil. Joonas Maanurm numbri alla 103 grupisõidu Eesti meister, mullune tsiklokrossi Eesti meistrivõistluste pronksmedali võitja. Marko Ainsalu mullune Eesti meister grupisõidus. 2 minutit stardini aega jäänud. Ivar Vaab numbri alla 104 esijärjast start. Mullune sportlasratturite eest. Nii, tere tulemast tagasi. Oleme Saint-Gobain Eesti meistrivõistlustel tsiklokrossis Elvas ja väike paus siin audustamisega oli vahel ja sõidud lähevad edasi. Meil 4 start siis mehed sport, mehed seenior 1 ja mehed seenior 2 ning stardinimekiri on üsna muljet avaldav. Minu kõrval on siis mina Rene Mandri ja minu kõrval on Urmas Karlsson, siis Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär. Tere kõigile! Ja Urmas, sa tunned isiklikult siin paljusid mehi, et on nii? No, kuivõrd jah. Ütleme nii võistlusrajal kui ka muidu olen nendega suhelnud päris sõbralikult ja suhtlen ka tõenäoliselt edasi. Et üht-teist nendest tean. Ennem Lauri Peiliga nägime, kui sa siin stardikoridoris ringi tuuseldasid ja imestasime, et miks sa tsiklokrossi ei sõida, et muidu maantee peal oled küll kõva tegija. Noh, ega hingest ma muidugi sõidaksin, aga jah, et üks asi, ma ei ole nüüd siin need viimased aastad sellist erilist ettevalmistust nagu tsiklokrossi otstarbeks nagu teinud ja eks see on nagu üks põhjus, et miks see natuke on mul selline huvi ise stardis osaleda natuke tahaplaanil on jäänud, aga noh, selge, et tsiklokrossi on selline ala, et sinna ei tule niisama starti ja nalja tegema, et selleks on vaja natukene valmistada ja see on väga spetsiifilised harjutused, mida peaks tegelikult harjutama. Ja nüüd arvestades seda vanuselisi iseärasusi ka, et mingist heast alates ikkagi, ütleme, lihasgrupid ja erinevad sidemed ja muutuvad natuke jäigemaks. Ja siis ilma eri ettevalmistada ei ole mõistlik tegelikult ennast sinna lõhkuma minna. Nii, ja nüüd kohe meile antamas start. Sportlased ka piiluvad paremale kohtunike suunas, mida me nägime ka noortesõitudes. Siin eesreas siis Magnus Krusemann, AT Spordiklubi, Joonas Maanurm, ProShop tiim, Ivar Vaab, Voorema Centrum rattabaas ja Marko Ainsalu ProShop tiimis samamoodi, Erki Kukk, Kaspar Neemesto, Aleksei Kusnir olid siin eesreas. Ja hetkel tundub, et selle stardi võitis järsku üldse Kalevi jalgrattakooli Kristo Ebras või ma eksin siit kohe puude vahelt silme ei hooma, aga tundub, et nii see oli. No, ja täpselt nii. Kristo Ebras on, aga nüüd ongi väga spetsiifiline tsiklokrosile iseäralik stiil, et need ratturid, kes nüüd seda ala sõidavad, nad peaksid olema väga eriliste eeldustega. Need erilised eeldused on see, et nad peavad taluma sellist tempovahetust, vahelduvad tempot väga hästi. Ja siin Joonas Maanurm läks kohe mööda, et temale see tempo ei sobinud, Ebras keeras nüüd hoopis külje maha. Ja Marko Ainsalu siis sõbrale heale vanale kamraadile Joonas Maanurmele proovib järgi jõuda ja kas meil Magnus Krusemann siis on ka nüüd siin rivi eesotsas olemas. Jah, siit ta tuleb
et kindlasti Magnus Kruusemann on üks mees, keda nagu sõidu lõpus ootaks seal esimeste seas. No Kruusemann on üks kindlaid favoriite, jah. Tema siis mehed seenior 2 klassis, nagu ka Joonas Maarum, kes hetkel sõitu juhtimas oli. No Kruusemann on üldse tuntud maastikusõitja ja ka Cyclocrossi mees ja sellist, ütleme, kõrge tempo vastupidavus näitajad on ka päris kõrged. Ka rahvusvahelise areenil Magnus Kruusemann Cyclocrossis on juba edu saavutanud. Ja. Et mõned aastad tagasi siin mäletama, kas oli Euroopa meistrivõistlustel oma vanustes 6. kohta. Jah, täpselt nii oli. See oli siis 2019 vist isegi. Jah, nüüd kahjuks sel aastal see viirusest tulenevalt seenioritele Euroopa meistrivõistlus ei korraldatudki. Jah, küll Hollandis nähtavasti loodame, et novembri algul siiski eliitklassile ja juunioridele ning naistele siis toimuvad. Jah, 7. november peaks olema nende stardid. Täpselt nii. Ja võistlejate rivi on siin pikaks tõmmatud paari esimese kurviga, et kui meie noortesõitudes nägime seda, et see poiss või tüdruk, kes esimesel ringil juhtima asus, et tema sealt esikohalt ikkagi ära langes, et me juba siin Lauriga viskasime ennem nalja ka, et selline poole ringi needus oli, et kui esimesed pool ringi juhid, siis see head ei too. Ja ka Madis Mihkes tegelikult mõnda aega hoidis ennast Franco Ragilo selja taha ennem kui mööda spurtis, et saame näha nüüd, kas Joonas Maarum läks otsustavalt Ebrasest mööda, tollel hetkel ka Ebras siis juba järgmises kurvis libastus ja nüüd siin Marku Ainsalu siis Maanurme tempoga kaasa minemas. No selge, et olulist rolli Cyclocrossis mängib start ja see stardi kiirendus. Ja siin on näha, et Viljar Kuljus ka läheb ja Viljar Kuljus võttis palju parema trajektoori kui Ainsalu ja Ainsalu surus ilusti blokeeris tee ja Kuljusel ei olnud kuhugi minna, nii et lenk sai sinna metallposti taha. Madis Mihkels ennem oma õlaga ripsas ka seda metallposti päris mitmel korral, et seal sisekurvist ei ole mõtet mööda trügida. Nii ta on. Aga muidugi stardil on suur roll ja isegi stardiks ettevalmistuseks on eri treeningmetoodikad lausa, mismoodi stardi jaoks treeninguid tehakse. Aga nüüd jah, et ka Õnnel on mingi oma kindel roll siin, et seetõttu tõesti, et kui keegi esimese ringil on ees, see nüüd ei tähenda, et ta selle sõidu võidab, eks ole, see võib-olla tänu heale Õnnelde siin ette sattus. Aga üldiselt eks peale teist ringi hakkavad ikkagi terad sõkaldest eralduma ja ütleme, see seaduspärasus, kes on tugevam, see ikka peaks siin ette välja jõudma. No igal juhul nüüd siin järve ääres puude vahelt mehed jõuavad kohe selle mudase lõiguni ja tundub tihe rebimine siia kurvi ja Viljar Kuljus siis tuli Ainsalust ja Maanurmest mööda ja nüüd saame näha siis, kuidas mehed siit sellest mudasest takistusest läbi tulevad ja Kuljus tuleb päris hea hooga, jooksusamm on mehel üpris terav ja seal on ka Erki Kuksis veel nendega koos ja Kruusemann, ja ka Kaspar Neemeste ProShop tiimist. Et sellised selle hooaja põhitegijad Cyclocrossi sarjast on ka siin praegu ees otsas, et üllatusi ei ole. Kui noorteklassides me nägime ka sportlasi, kes startisid suhteliselt tagant, sest ei olnud osadel etappidel osalenud, siis siin tundub, et on ikkagi regulaarselt sarjas osaletud ja hea ettevalmistus tehtud enne Eesti meistrivõistlusi. No siin jällegi see tõde on selles, et Cyclocross vajab eri ettevalmistust ja mis saab parem ettevalmistus olla, kui nendel sellisel Cyclocrossi võistlusel osaleda. Ja veel parem, kui on mingi sari, milles nagu kaasa lüüa. Et tekib mingisugune seaduspärasus ja mingi süsteem. Siin kõige taga on näha siis Liivimaa rattaklubi Rinaldo Tederit, kes siis Valgamaal rattaspordi ees seisab ja järgmine aasta Eesti meistrivõistlused maanteerattasõidus siis Valgas toimumas, et tema üks mees, kes seda eest veab seal. Ja. Et jooksis siin 2 konkurendist mööda. Üks neist siis Kristjan Randma, kes meile maastikurattarajalt rohkem tuntud tugev harrastajana siin number 100. Ja vabandust, see oli meil Sülliste Euroopis number 115. Kristjan Randma number 127, paar kohta eespool liikumas. Nii, nüüd võistlus on jõudnud sinna faasi, kus ütleme, see juhuslikkuse faktor on juba hakkab nagu ära kaduma, et nüüd tegelikult peaks need jõupositsioonid nagu täpselt välja tulema, et kelle seda rohkem seda osavust ja jõudu on, et see peaks nagu ette jääma, et nüüd vaata, mis see siis ees juhtunud on. Ja Viljar Kuljus on ikkagi oma 10-15 meetrit edu välja võtnud Marku Ainsalu ja Joonas Maanurme ees, et laululava juurde nüüd nad siin laskuvad, kust on vaja treppides kohe üles joosta, et selline
ka suhteliselt tehniline laskumine, et õigel ajal on vaja seisma saada enne treppe ja Erki Kukk on seal ja Magnus Krusemaa on samuti. Nii et grupp tihedalt koos hetkel, jälitav grupp siis. No ma arvan, see üks favoriite Magro Krusemaa on ka jõudnud sinna päris ette tippu välja juba, et saame näha, kas Viljar Kuljus nüüd pingutab üle selle esimese ringiga, aga no Kuljus on tuntud sellise hea harrastajana, et õigel päeval võib väga tugeva sõidu teha, et ka maantee peal Lauri Jausi Grand Prix siin mõned aastad tagasi üllatuseks võitis. Et temal vist oleneb kõik sellest, kuidas motivatsiooni parasjagu on ja ettevalmistus on. Igal juhul Ainsalu nagu ei rutta talle järgi minema, et siin Kukk ja Krusemaa on tagant tuleva tooga ja lähevad Ainsalust mööda tundus. No vot nüüd Ainsal on nagu teise profiiliga üldse, et Ainsal on ütleme, stiil on selline aeglaselt sõvak kaugemale jõuad, eks ole, et temal on kindlad ütleme, parameetrid, kus ta oma intensiivsus hoiab, et oma ökonoomsust säilitada. Aga nüüd Viljar Kuljus on pigem niisugune temperamentsem mees, et kui ja kuidas tal nüüd see, et teda motiveerib see, mida paremal kohal, see rohkem teda motiveerib ja seda rohkem tuleb ennast välja anda, et siin on päris huvitav. Vaatame, kui kaua ta vastu peab selle ees. Jah, eks see temperament loeb ja näed, Kuljus on pannud ka käed niimoodi lahtiselt lenksu peale, mis on tegelikult ülimalt ohtlik sõiduviis, eriti Siklorossis, aga ei peljanud niimoodi käsi lenksu peale panna, et ju tegelikult juhtrauast peaks ka kinni hoidma. Ja eriti Siklorossis. Nii ja siin jah, 6. kohal oli Kaspar Neemost ja 7. Margus Mikson tuli läbi ja järgmine grupp siis eesotsas Ivar Vaabi ja Sten Kasega on väikse vahega juba, et nemad praegu enam esimesse mängu ei sekku. Ja siin sõidus siis 3 erineva vanusegrupi sportlased, et mehed sport Maicel Kuusmaa, Raiko Kaldoja ja Sten Kask ning ülejäänud siis ongi mehed seenior 1 ja mehed seenior 2, et kuni 30-aastaseid seeniori ainult 3 tükki joonel. Ja. Kas medalid jagatakse välja 3 osale? 3 osalega. Vist reegel oli 4, kui ma õieti mäletan. Aga naistel jah, naiste klassis on 3. Jah, et saame näha siis. Ja seenior 5, 6 ja vanemad on ka 3. Aga no see on juba vana tõde, et seenior 2 on see kõige kõvem vanuseklass. No üldiselt jah, 2 on isegi seenior 3 võib-olla, ega noh, ma arvan, kui Kodanipork näiteks eelmise sõiduvõit ja seenior klassi sõiduvõit oleks siin sõitnud, ega ta oleks ka päris heal positsioonil. Sest üldiselt ega see füüsiline võimekus nüüd nii väga nende aastatega nii väga ära ei kao, et mingi periood seal 30 kuni 50 on ta kuskilt suhteliselt stabiilne, aga see sõltub muidugi, kui palju inimesel on võimalus treeni teha. Aga noh, ikkagi hea tulemuse aluseks on ikkagi süsteemne treening tegelikult, see on ka selge. No ja loomulikult Raido Kodanipork on ju päris tipus sõitnud selles mõistes, et ta on ikkagi olümpiamängude 9. ja väga kõval tasemel ratas sõitnud, et temal see vana põhi on juba selline, et kui ta jälle natukene liigutab ennast, siis tulevad, ütleme, need asjad lihtsamini kätte. Aga noh, kui me siin neid nimesi vaatame, kes siin tänagi sõidavad ja kui isegi Raido Kodaniporgi näite põhjal, et ta ei ole küll võistlenud siin mingid aastad, tal on vahele jäänud. Mingi 5-6 aastat ei vahele, kus ta tegelikult ei startinud üldse, aga see ei tähenda, et ta nüüd trenni ei teinud. Võt siin on ka selline asi, et mingil hetkel võib-olla see tõesti see võistlemise hasart ja huvi nagu raugeb, aga kui inimene on ikka juba aastaid selle füüsilise koormuse karjunud, tal on mingi rutiin on tekkinud, siis sellest rutiinist välja tulla on üliraske. Aga see ei tähenda, et ta nüüd alati võistlemas käib. Et see, kui inimene, kes ei võistle, see ei tähenda, et ta ei ole sportlik. Et siin on ka selline lähenemine, aga nüüd mingil hetkel Raidol siis ilmselt jälle tekkis nagu huvi ja võimalused, et nüüd võib mõnel võistlusega kaasa lüüa ja muide see aasta ta on ju siis 2-kordne Eesti meister, 3-kordne lausa, et 2 korda eraldi stardi võitis ära grupisõidumaantel ja nüüd siis Siklakrossis ka, ma arvan, sest tubli. Ja teinekord see võistlemine aitab nii mõnelgi ennast motiveeritumana hoida, et sportlikud eluviisid küll, aga trenni lihtsam minna, kui tead, et mingi eesmärk on ka, kaugem eesmärk. Jah, tegelikult ilmselt eks see ka kindlasti mõjutab, aga no elustiilina ta on ikkagi minu meelest üks õigemaid ja tervislikumaid elustiile, selline sportlike liikumist harrastav suund, eks ole, kui see ellu sisse on võetud ja ütleme muu töörutiini kõrval on ta minu meelest väga hea tasakaalustav võimalus. Siin on meil siis Tõnu Toonov minemas Bike Fanatics klubist, kes siis Koidu etappi korraldas Siklorossis, et meil Siklorossi sarja üks etapp siis, mis juba on ära olnud sellel aastal.
Aga nüüd selle raja kohta, Elva raja kohta võib öelda küll, et see on minu arust väga professionaalselt tehtud ja need ülesõidud ja need on kõik on tegelikult väga teretulnud ja selliseid konstruktsioone on ehitatud siia. See tegelikult teeb selle raja nagu kompaktsemaks ja pealtvaatajatele palju nagu silmale haaratavamaks. See on igapidi äge ja noh, muidugi nende Ai, Kuljus nüüd hakkas rapsima ja siin läks asi vähekene käest ära talle, et oleks pidanud rahulikumalt võtma, et just tahtsin öelda, et vaat kui professionaalselt kaugelt tuleb, puhkab, veereb, ei hakka üle pingutama, aga esimesed sammud tegi ikka väga ravistades. Kui me vaatame, kes järgi on jõudnud Kruusemann vist. Jah, Kruusemann ja Maanurm ja Kukk saba peal, et Marko Ainsalu tuleb oma kindla nagu sellise diiseltempoga, et tegi hea stardi, aga säilitab oma hoo, et saame näha, mida see tähendab siis sõidu lõpuks. Jah, kui siin vaadata nüüd seda neid jooksusammu tihedust, eks ole, et nüüd küsimus on ka, et nüüd sõltub muidugi sportlased, et kas nüüd peaks selle jooksukoha nüüd kiiresti läbima, võiks ka nagu rahulikuma tempoga see läbida. Et selge, et see jooks tegelikult kulutab ja väsitab ka päris palju. No paljudel võib pulss siin kõrgemaks tõustuga sõites. Ja, et noh, et kas see nüüd, ja kui palju selle jooksulõigu on võidetakse, kas sinna on mõtet nüüd panustada, et võib-olla võiks seda rahulikumalt võtta? Jah, et tõmbad pulsi korraks jooksusammudega lakka ära, siis tegelikult sirge peal juba rattasadulas võimsust jääb nappima, sest pulss on liiga kõrge. Ja ega need sirgeid on ka siin parasjagu, aga noh, samas kui see kõrge pulsiga, seal ju raja peal tuleb ka selliseid tõuse, kus peab nagu punitama, et kui sinna tõusu lähed juba kõrge pulsiga, no siis võib-olla seal tõusu peal kaotad rohkem, kui selle jooksukohaga võidad. See on aga see jälle eeldab seda, et noh, see rada peaks olema ikka ennem läbi sõidetud ja nende nüanssidega peaks sportlane nagu kursis olema. Jah, siin meile minemas number 121, siis Janek Resev, Kajaba, mehed seeneri 2 ja number 110 seal mudas siis meil Kristo Ebras, kes väga hea stardi tegi, aga siis peale paari kurvi külje maha keeres ja nüüd tundub, et võtab asja üsna rahulikult, et motivatsioon on natukene ära läinud. Need ebaõnnestumised ei mõju hästi võistlusrajal. Ja siin on näha, et ikkagi tuleb rattasatulast maha tulla, et see koht sõites ei ole läbitav enam sport- ja seenerklassi ratturitele. No siin on küll, et need olud selle lõigu peal ausalt muutuvad iga sõiduga, iga ringiga kehvemaks, see on ka selge. Ja siin vist Lauri eelnevalt ka kommentaarides ütles, et see rajaolud muutuvad nii, et iga ring on nagu teistmoodi ja sportlane peab sellega arvestama, et need olud, mis olid eelmine ring, need ei pruugi olla enam järgmine ring. See tähelepanu peab olema ikka maksimaalne. Rääkisin ka Madis Mihkelsiga, kes juunioride sõidu siis võitis ja põlv oli finišiks verine ja uurisime, kus ta selle veel sai, et verise põlve, sest siit pildist meil näha ei olnud, siis tõdes ka, et korraks nagu kaotus valvsuse ja oli harjunud ühe koha peale mudasoones sõitma, mis oli tegelikult ümber sõidetud ühe ringiga see mudasoon ja ta ei oodanud seda kohta. Ta oli nagu harjunud eelnevatelt ringidelt, et läheb ühes soones, aga tegelikult see oli risti läbi sõidetud ja takerdus sinna ja pani põlve maha. Aga nüüd võtta see tõus, siin see tõusu peal Kuljus tundub päris hea soos olevat. Kuigi ega Maanurm ja nüüd Kruusemann ka rahulikumalt ei tulnud, et tulid väga särtsakalt. No, samas niimoodi visuaalselt vaatades tundus, et see tõusu tempo on ühine, ühesugune. Et noh, siit vaadata küll, et mis see vahe tagasi teha on, see mingi 2-3 sekundit, aga katsu seda rajal tagasi teha jälle, see on nagu teine asi. Et kui tegelikult kõik on oma maksimumpulsiga seal praegu sõidavad, et ega seal paari lööki pulsi kiiremaks teha on päris tegu. Ja kas ega seda tagab seda eesmärki nüüd? Siin oli number 131 Sten Kask tulemas ja siis Marko Ainsalu number 105-ga järel ja kolmik on koos nüüd. Et Maanurm ja Kruusemann tulid Kuljusele järgi ja Kuljus ka natuke vangutas pead, et pagan küll panin tempo peale, aga ei saanud meestest lahti. Ja Erki Kukk siin päris hästi liikumas 4. kohal hetkel, et 6 sekundit kaotust, et võib ka veel ette järgi minna. See vahe ei ole nii suur. Muidugi siin on, ütleme, mingil määral võib-olla määrab ka seda, kuhu see sportlane nüüd spetsialiseerunud on. Nii, Kruusemann takistus. Ja Kruusemann jäi kinni kurvis, kuidagi mudasse takerdus ja Joonas Maanurm sai sellest aru ja kohe kasutas võimalust, nüüd ründas Viljar Kuljust natuke tempot juurde panna, sest niimoodi on võimalik Kruusemanni elu keerulisemaks teha ja tagant on vaja jälle püüda, et see jah, päris
päris niisama ei kingita siin kellegile midagi. Ja nüüd vaadata, ega siis Maanurm ei lase nii väga midagi, ta blokeerib ja võtab sellise trajektoori kurvides, et tagant on ikka päris raske mööda minna. Jah, et Viljar tahtis uuesti mööda tulla, aga Joonas selleks hea ruumi seal ei jätnud. Kui nüüd Joonas nüüd suudab oma taktika sinna peale panna, suruda, siis tegelikult tal võib päris suur eelis nagu tekkida, ma saan, et Joonasel ei ole eriti, ei sobi talle need sellised rasked tõusud ja nukid, mida nüüd siis Kuljus nüüd väga võimsalt läbib. Aga Joonasel sobivad nagu rohkem need sirged, ma olen tähele pannud, et nende sirgede peal ta on head tempot saab üle. Ja, et kui ta seda tempot hakkab, endale sobivat tempot hakkab, seda stiili hakkab dikteerima seal, siis tal päris head. Nii, selles kurvis me oleme nüüd mitu korda libastumisi näinud ja nüüd jälle. Et selline hea vasak libe kurv, mis tundub, et on aina rohkem ja rohkem ära sõidetud, nii et seda rohelist murupinda, kus natuke parem pidamine tänases mõistes on, enam ei ole üldse, et see on ikka täiesti tatiseks ja selliseks mustaks ära läinud, et seal esimene jooks kipub alt minema. Ja Erki Kukk endiselt tuleb 3-4-5 sekundit vahet ja ei ole esikolmikut kätte veel saanud. Nii, ja järgmised siis, järgmine duo ja sealt edasi juba on pikem vahe, et tundub, et need esimesed on ikka järgnevalt päris suure vahe sisse sõitnud, et siin ütleme mäng käib ja ütleme esiliiku peale ja Kuljus stiili näide hüpates üle ja hüpates saab rutem üle. Ja saab rutem, no selge, aga selleks peab olema ka natuke oskust ja jõudu ka, et ega kui sa nendele sellisele elemendile lähed ja oma maksimumpulsiga, siis need eksimused võivad tulla. Jah, aga igal juhul praegu Viljar Kuljus siis väga hästi kasutas selle koha ära enda jaoks. Ja nüüd ta sai kohe mingi sekund 2 sai võitu ja nüüd Joonas, kes ta jälitab, ta pidi selle vahe uuesti tagasi tegema, jälle kulutas ennast rohkem jälle. Ja. Et siin on... Ja Kursemannile see tempo muutus niimoodi ei sobinud, et jälle paari meetri peale ja sealt peab jälle hakkama püüdma neid. Aga ma vaatan neid takistusi, vist oli Kuljuse ainuke, kes hüpetega läks, ma ei ole teil teisi tähele pannud. Muide, ka neid on üks treeningu element ja nende takist ületamine, mida siis treeningus tegelikult harjutatakse. Nii, meil on siin akna taha trobikond mehi juba tulnud, kes soovivad ise ka kommenteerida, et tunnevad kadedust Urmas, nii et kasuta võimalust. No jah, ja. Igal juhul võistlejate rivi on pikaks veninud ja kui siin juuniorid sõitsid alla 7 minuti, siis seenioride klassis eeldaks ikkagi sellist 7 minuti ringi sõitu ringi kohta ja võistlusmaa pikkuseks on 40 minutit ehk nad idee poolest võiks sõita ühe ringi vähem, kui meil meesjuuniorid sõitsid, et meesjuunioride võistlusaeg siis tuli siin, kas oli 6 ringi, et siis sportseeniorklassis päralt võiks olla 5 ringi neil. Ja mis nüüd juhtus jooksudi lõigu peal? Jah, Kuljus jälle andis järgi siin, et kuidagi talle ei ole viimasel 2 ringil see lõik siin üldse klappinud. Ja kui nüüd siin Maanurm ja Kruusemaa nüüd seda tajuvad, et see Kuljuse tempo hakkab raugema, siis hakatakse kindlasti igat võimalikku kohta ära kasutamata mööda minna, et omas rütmis saaks liikuda, endale sobivas rütmis. Nii kui meil 4 meest on läinud, siis see trio nüüd on siis see jälitav trio meil. Et number 131 sõidab meil Sten Kask spordipartnerist, number 105 Marko Ainsalu ja kes meil siin kolmandana tuleb, number 109 on meil Andre Kull, CC Rotamobilis. Ja siin on päris tihe grupp veel koos, et Andre Kulli kohta ma nii palju öelda, ka väga mitmekülgne mees, et ta siin sõitis läbi kõik eraldi stardisarja, kogu eraldi stardisarja, samas ta ka maastiku maratonide sarjades osaleb ja siis on veel maastiku kolmapäevad ka, kus ta tegelikult, mis on väga tehnilised, et mõnes mõttes isegi selle Cyclocrossi vaatenurgast on päris nagu head vetevalmistust andev sügiseks Cyclocrossi hooajaks. Siin on meil Kristjan Randma tulemas siis Tartu poiss. Ja Kristjan sõidab päris raske ülekandega, et natukene jääb seda särtsu puudu, et ta on ka selline rattaspordi keeles diisel. Et sellist tempovaheldust ja
ja rütmivaheldust väga ei kannata, aga maastikuuratta maratonidel siin sõidab 20 hulka, et selline väga hea kõva sportliku tasemel. No jah, kui ta oma kindla pulsi teab, kus tema piir on ja seda pulssi hoiab, siis tegelikult ega lõpptulemus võib tulla väga hea, et ei peagi seda vahelduvat tempot nii väga kannatama, aga see vahelduva tempo kannatamisvõimekus ka jälle sõltub nendest treeningute ülesehitusest, et siin me jõuame ikkagi sinna, et ikkagi see treeningmetoodika juurde. Aga samas inimene oma metoodikat valides ikkagi lähtub sellest, mida tal mugav teha on. Et teinekord on lihtsam teha mingist ühtest suhteliselt võimsat tempotreeninguid, selle asemel, et teha mingeid lühikeseid teravaid spurte, mis on tegelikult organismile nagu raskesti, natuke organismile raskemad ja võib-olla isegi valulikumad, kui seda valuks nimetada võib seda tunnet, et kui lihtsalt õhku jätku, aga ma pean veel punitama seda lõiku ära tegema. Igal juhul kohe saab 3 ringi sõetud, 2,5 ringi on siin sõetud ja Joonas Maanorm on nüüd ise rünnanud ja väikse vahe sisse saanud ja meil peaks lõpuni olema nüüd veel 18 minutit siis, et kui võtta nüüd ajaliselt seda, et 40 minutit sõit kestab. Et saame näha, mida kohtunikud siis stardifiniši joone peal otsustavad, et kas nüüd ütlevad meestele, et teil on 2 ringi minna või 3 ringi minna. Et saame näha. Usun, et praeguses olukorras näetakse siiski neile 3 ringi minna, et siis nad peavad kuskil 44-45 minutit sõitma täna. Aga tundub praegu küll, et äkki Joonase üks unistus saab ka jälle täis, et ta saab ikkagi kulla, sest muidu nagu statistika on näidanud ja ise on väga kurb, et seda võitu tal nagu ei ole, et tavaliselt on ikka, kas on 3. või 4. No siin meil sõidu lõpuni on minna küll ja küll. Jah, praegu vaatad, näed, enne eelmiste riigis oli ka näha, et teda sirgeta tegelikult sõitis päris ilusti. Ja kiirrada tegelikult Joonasele peaks sobima ka, et see on selge, et see on kindlasti tema masti mehele see siin täna. Ja tõesti rajale erinevaid porised lõigud, kus tuleb rattasadulast maha tuleb joosta, tuleb treppidest üles, me joosta seal lauluväljaku kandis Margus Mikson läheb meie eest mööda. Nii et siis ega mingid vahed hakkavad nüüd kindlasti tekkima võistluse teisel poolel. Et nüüd ongi, kuidas keegi on suutnud oma ressursse õieti jaotada ja kui palju nad on oma tegevuse lähtunud emotsioonist, ma nüüd lähen panen. Või siis vastupidi, on hoopis üritanud oma jõudu ja ressursse õieti jaotada. Siis tegelikult siin mingi 10-20 minutit, 10-15 minutit mingi kõrget tempot hoida on üks asi, aga kui nüüd hoida seal iga järgnev 5 või 10 minutit, mis sinna lisandub, et see on olukord muutub hoopis teistsuguseks. Kui ikka lihased läheb piimapet täis ja siis ei ole seal midagi teha. Kankert jahtimaks täna etappi võitu, mida tal suurtuuridel veel ette näidata pole. Kui meie eest mööda läinud Andre Kull 5. kohal, Seener 2 vanuserühmas, Sten Kaisk on sportlasratturite liider, 2 ringine võistluse lõppu, Marko Ainsalu 6. kohal, Seener 2 vanuserühmas, Raiko Kaldaja sportlasratturitest teisel. Nii, Joonas Maanorm siis hetkel kindlalt sõitu juhtimas, aga kes veel ei ole meiega ühinenud ja alles nüüd seda tegid, siis oleme Elvas Saint-Gobain Eesti meistrivõistlustel. Ja kell 3 meile antakse start naistele, ka naiseliit seal stardis. Ja praegu siis stardis meil meessport, meessenior 1 ja meessenior 2. Nii et siin on meil tulemas Magnus Kusemann ja Viljar Kuljus ja nemad hetkel medali kohtades kinni on hoidmas. Ja see teadmine meil nüüd puudub, kas kohtunikud näitasid sportlastele 2 või 3 ringi lõpuni, et saame vast peagi ka sellest aru. Nii, aga Joonas Maanormil oli midagi vahepeal juhtunud. Sest Magnus Kusemann juhib ja Viljar Kuljus on tõusnud teiseks. Et tundub, et Joonas nii ja nüüd Kuljus paneb ka siin jala maha ja hakkab rabistama ja Kusemann aina kindlamalt nagu oma tempos jätkamas ja mehed ümber ringi tundub, et lasevad vigu sisse, sest ka Joonas Maanorm on siit maha jäänud, et ilmselgelt tal midagi juhtus ja praegu ei olegi teda näha. Joonas tuleb nüüd siin, aga Joonas on hea terve 2 kurviga maas, et
et tahaks väga teada, mis seal juhtus, et ju Erki Kukka praegu 3. kohal jätkamas ja Kuljusele väga lähedal. Ja Joonas, ma arvan, tuli alles praegu üle silla. Ja et Joonasel on siin nüüd kõvast vaja ehitustööd teha, et kuskil ta nüüd omale mingi vea sisse lubas. Õlg on ka mudane, tundub, et on siis kuskil ja küli emma habanud kuskil. Et seal ees sõites ei ole ka lihtne sõita, et hakkad liialt rabistama ja nii ta võib minna. No siin on jälle see hasart, et ahah, et nüüd ma üritan. Ma võtan viimast, aga siin päris viimast võtta ei saa, et natuke peab tagasi hoidma. Ja siin on see helitav trio siis, kes on ka mõnda aega siin koos püsinud. Pärast lõunal kell 15.00 ja siis stardivad naisjuun. Ja see tõus tundub jah omaette ettevõtmine juba siin paljudele, et tuleb ikka teie jõuga ennast üle vinnata sealt nukist. Nii, ja jõuame selle mudase koha peale igal juhul. Krusemann, Kuljus ilusti koos ja Erki Kukk on nagu vaprat sõitu teinud, et ta on terve selle sõidu olnud 50 sekundi kaugusel ja endiselt ta seal on. Et hingab pidevalt kuklasse esimestele, et kas on ka nüüd omas tempos väga head sellist liigutust tegemas sellega, et ei ole ennast algusega ära tapnud ja on järgi tulemas. No ilmselt ta nii on, ega ju Erki Kukel on ka kogemusi parasjagu ju. Ja saame vähemalt aastate, 3-40 aastat kogemustega siin selgelt need, et mingisuguse eelise need kogemused annavad. No hästi palju oleneb ka inimesest endast, et kui palju seda õhinat sisse tuleb ja see adrenaliini olukorras, kui adrenaliin pumpama hakkab, et enam ei pruugi see aju kõige ratsionaalsemad otsused vastu võtta. See ongi see moment, et kui nüüd ma lähen hasarti ja siis kas ma nüüd suudan ratsionaalselt mõelda ja otsused teha ratsionaalselt või ei. Et võib-olla ka praeguse just selle noorte treenimise puhul treenid peaks ka nagu tähelepanu pöörama sellele, et kindlasti emotsiooni ja seda adrenaliini tulva on organismil vaja, eks ole, aga samas, et tegelikult peaks ikkagi jääma selline loogiline mõtlemine ja nagu ikkagi primaarseks. Et selle hasardiga tegelikult tekivad need vead ja võib-olla see adekvaatsuse olukorra hindamise puhul ei pruugi olla see. Igal juhul ennem oli mu siin kaaskommentaatoriks number 116 all Lauri Peil, et kui raja peal märkate numbrit 116, siis teate, et Lauri, kes teil ennem siin puldis oli, nüüd on raja peal ja saab ise omal nahal tunda, mida see tähendab. Et kui mees tuleb nüüd pärast naiste ja meeste sõitu kommenteerima, siis ta teab, millega tegu. No Lauri on ju tegelikult tuntud Cyclocrossi promoja siin meie väiksel Eestimaa pinnal, et tal on ka väga palju kogemusi Šotimaalt ja kus ta see mingi aeg töötas. Teda võib pidada siis mõnes mõttes me selle Cyclocrossi eestvedajaks ka siin Eestis. Üks eestvedajaks, need eestvedajad on teisega, aga no kindlasti tema panuseks on päris suur. Karikasarja loomine ja see on talle südamelähedane teema. Ja no muidugi nagu selles võistlusspordi puhul ikka, et tema nüüd see, kes nüüd propageerib seda, et tee seda lihtsalt just for fun, nagu öeldakse inglise keeles, et sa ei pea minema sinna võitma ja sa ei pea kartma seda, et sa kellegile kaotad ja et see on ka tegelikult oluline filosoofia, mis tegelikult just sellele spordialal aitab nagu elada. Ja see ongi spordi juures kõige olulisem, et sul peabki lõpus olema, et sa ei saa ennast ära koormata selle pingega ja ootustega, vaid kui sa teed seda mõnu ja lõpuga, siis edu tuleb iseenesest tihti peale. Ja kui see võib-olla see edu ei tulegi, siis võib-olla see polegi kõige tähtsam, et see protsess ja kogu see seltskond ja kogu see kogukond, kes selle ümber tiileb, et see on minu meelest väga äge ja lahe. Nii, ja nüüd kui Magnus Krusemann ja Erki Kuksid koos tulid kahekesi, siis 4. ringi lõpus ja Viljar Kuljus on neist maha jäänud, et üks ring on ainult minna ja Erki Kukk on praegult sekkunud siin ju esikoha heitlusesse, et mehed seenika 2, Magnus Krusemann, Erki Kukk ja praegult minemas siin tiitli peale. Ja vaadata, Joonas Maarmann ka praegu läheneb päris suure jõuga Viljar Kuljusele, kes on 3. positsioonil, et ega siin No Kuljus on mehed seenir 1, et tema läheb praegult ikkagi pigem siis juba oma vanuseklassi kulda võtma ja nagu näha, siis vanemad mehed noorematest on tugevamad. Ka selles eas. Nagu ma ennist mainisingi, et kuni nii, ja antakse kella siin üks ring veel jäänud, et 5 ringi neil siis. Et kuni 50 aastane tegelikult mitte midagi juhtuma võin oma kogemusest öelda. Absoluutselt mitte midagi juhtu, kui sa suudad seda rutiini taluda.
ja pigem sellises vanuses kuni 50, noh, ongi küsimus võib-olla rohkem motivatsioonis, et mille nimel sa teha ja miks sa seda teed. Aga sealt edasi siis juba hakkab tunda andma, jah, et siis peab hakkama valima, et taastumisaega rohkem oleks ja et nii palju üle ei pingutaks. No jah, pigem see taastumisaeg, aga noh, seal on ka igad muud momendid võib-olla määravad, et noh, ma ise olen mõelnud, tegelikult suurem probleem on see motivatsioon, et nüüd võistlema, mis see motiveerib sind võistlema minema, et see, noh, pigem motivatsiooni küsimus on ka võib-olla üks olulised asju, aga nüüd ongi, kui me lihtsalt olla selles kogukonnas, selles seltskonnas käia liikumas, mitte nüüd võidu nimel või mingi hea tulemuse nimel, lihtsalt nagu hea enesetunde pärast, siis on nagu, see ma arvan, motivatsioon on ka nagu paigas. Nii, Krusemann ja Kukk tulevad koos ja Maanurm veel Kuljusele päris järgi olnud jõudnud, kui sealt tagant nägime, jah, Kuljus tuleb siin vahega Maanurme ees. Et saame näha, kas nüüd Maanurm saab Kuljuse kätte või mitte, aga see igal juhul tundub juba, et ees sõitva duo edu on siis nagu jälitajate Kuljuse ja Maanurme jaoks juba selline piisav, et nemad enam tagantulijaid vast kartma ei pea, aga peavad omavahel nüüd asjad ära klaarima, et igal juhul Erki Kukk on küll muljetavaldava sõidu teinud, et niimoodi Magnus Krusemannile siin praegu konkurentsi on pakkumas. No Erki Kukk on igal juhul tubli, jah. Et see on selge. Et minu teada ta ka sel aastal väga palju starte ei ole tal olnud, et ta on suhteliselt nagu tagasihoidlik on selle koha pealt. Jah, kui me vaatame ma olen siin vahepeal interneti probleemid olnud. Et Kristjan Randmaa. Jah, hetkel ei saa ka karikasarja koondtulemusi lahti, siis Kuljus nagu tuleb sellise pool nagu loobunud või kuidagi tuigub seal, aga ei, Maanurm ei ole lähedamale tulnud nüüd, et see vahe ikka endiselt sellised 5 sekundi ringis, et pigem siit tagantpoolt juba tuleb veel jälitav tuua. Eks see distants hakkab ka oma töö tegema, ja kui nüüd Maanurm tõesti seal mingi tehniline rike või midagi seal oli. No nii, väga ilus hüpetega üle. Et see koht tuleb kindlasti Erki Kukkele paremini välja kui Magnus Krusemanni. Ei no selge, et Erki Kukk on ju tuntud selline päris osapoiss, et nagu maastiku olümpiaformaadis krossidelgi tegelikult igasugused takised, need rock-gardenid ja mis seal need on, et need ta läbib alati väga perfektselt, et nüüd saame näha, kas tal võhma ka on siis Krusemanni vastu, et või lõpuosa on sõidetavam siis, kus jõuga peab ikkagi asjad selgeks tegema, seal ka paar tõusunukki ja treppidest üles jooksed. Et tõusunukid ja niisugused jõulised lõigud on kindlasti Krusemannile nagu eeliseks. Et saame näha siis jah, et kes meil finiši joonel eespool lõpuks olema saab. Ja Maanurm me näeme ei ole ka Kuljusele veel järgi jõudnud, et neil on ka vahe püsib seal. Et igal juhul on siin nüüd medali heitlus päris põnevaks läinud. Aga no muidugi tore on see, et seenioride hulk näitab ikkagi sellist kasvutrendi, kui me viimased aastad siin vaadata, et see huvi sellise ala vastu on, ütleksin, et kasvutrendis, see on nagu positiivne. Ja nüüd arvestades meiega ilmaolusid, millised need ilmastik siin nende kliimamuutuste käigus muutub, et pigem ta muutub nagu selle cyclocrossile nagu sobivamaks, et no ja igal juhul, et mida vähem meil väga külma ja lumist talve on, seda pikemalt kannatab ka väljas rattaga sõita. Cyclocrossi hooaeg mujal maailmas ongi talvine spordiala, et ka enne me Lauriga siin pikalt arutasime, et kuna nüüd küll see juhtub, et olümpiamängude kavva lisataks. Sa oled juba rohkem kuulnud sellel teemal juttu? No jah, ega nüüd konkreetsed daatumid ei ole välja öeldud, aga et ühel hetkel, nagu see protseduur on, et esmalt on nad nagu näidisalana ja siis otsustada, kas ta jääb nagu sinna kava sisse või mitte, aga jutt on ikkagi praegu taliolümpiatest, kui ta juurde lisatakse, taliolümpiamängudest. Nii ja Kuljus suutis püsida Joonas Maanurme ees, aga no selge on see, et Kuljus sõidab mehed seenior 1 ja Maanurm mehed seenior 2 arvestuses, et siin on erinevad vanuseklassid. Ja vanuseklassid küll, aga tegelikult ega need seeniorid ise vaatavad seda üldprotokolli ka, ega see on ka nende jaoks. No selge see, sõidul tahaks ikka ees olla. Ikka ees olla, jah, et see nopitakse sealt eraldi välja või nopita, tahad teisele ikka pähe panna. See on ka selge, jah. Saad selle medali kaelaga kõik sõbrad ja tuttavad, mitmes sa tegelikult olid, et kui palju see kellele kaotada, aga ütleme niimoodi, ütleme sõprade vaheline
siuke konkurents on nagu ka olulisel kohal siin, et sõltumata sellest, mis vanusega siis no saunaõhtu laasitakse kõvasti üksteise pärast, et see on selge. Et mõni mees läheb oma kuldmedaliga, aga võib-olla üldsõidus oli 7. alles, siis ega ta saab puid alla küll selle. Ja, et no, kui seal keegi mingi vanem võitluskaaslane talle siis nagu teisest vanemas klassis võistleja sportlane talle siis kergelt selga näitas, et ega see mainitakse kindlasti hiljem ära. Aga no see kõik on sõbralik, et see kellelegi stressi tekitab. Eks see oluline osa ikkagi olegi fun ja selline sõbralik kaasimine ja siin nuga hammaste vahel üksteise vastu ei olnud. Aga no see võidluse formaat on ju hea, et tegelikult distants ajaliselt ei ole väga pikk, et ta ei eelda mingid väga sellised pikki treeninguid, et on minu meelest päris nii, Erki Kukk on Viljar Kuljusest, mitte Viljar Kuljusest, vaid Magnus Krusemannist lahti saanud ja läinud juhtima ja praegu tundub, et läheb võidu suunas. Ja nii ongi. Reppi vaadates läks ta väga kerge sammuga. Selge vahe on sees ja vaatas pealt sõidu esimese poole seal väikse vahega, mis ees tehakse ja võttis kinni ja läks oma teed. Et väga tugev esitus Erki Kukkelt. Mõnevõrra võib-olla isegi üllatav, enne sõitu ei oleks julgenud kohe Erkit pakkuda. No mina ei oleks küll julgenud Erkit pakkuda. No see ongi see, et ta ei ole ju nii väga palju võistelnud, ta on suhteliselt vähem võistelnud. Et jah, Joonas, jah. Aga nüüd aastate lõikes ega ei ole niisugused erilisi keegi meeletut hüpet teinud, et kui me ütleme 5 või 6 aasta tagused sõite, siis tegelikult Erki oli kogu aeg selle esikolmiku positsioonil. Sel ajal küll nagu maastikuratta sõidud olid nagu mida nüüd Erki sõitis. No jah, siin seeniori klassis juba, et kas sa sõidad maastikurattal või sikroklassis, väga suurt vahet ei ole, et mingi oskus ja võimekus ja need on ikkagi paigas. Need on paigas, jah. Ja Maanurm on saanud Kuljusest mööda, et see on ikkagi Maanurmi jaoks ka oluline. Et seenior 2 poodium siis edestab parimat seenior 1. Seenior 1. Ja seenior 2 on siis vanem vanusegrupp, vanemad. Nii. Ja Erki Kukk tuleb. No Erki Kukk oli väga rahul sellega, seda on näost näha ega ei olnud. No ega ta vist vaevalt isegi seda lootis. Ja Magnus Krusemannil ei tundnud see nagu nii õnnelik olema, et tema jaoks võib-olla harjumatu, et peab leppima hõbedase medaliga. Aga muide, siin mõni nädal tagasi isegi Erki tundis huvi eliidilitsentsi vastu. Et isegi võimalik, et 2021 Eesti meistrivõistlustel ICCO-s ehk olümpiakrossis isegi sõidab meeste eliidiklassis isegi. See variant on täitsa võimalik. Ta vaikselt tundis huvi, et kas on võimalik ja mis. No siin ega tuli Joonas Maanurm siis 3. ja Viljar Kuljus seenior 1 klassi esimesena ja siin number 107, mis Kaspar Neemesto, kes on seenior 1 klassi 2. Ja siin on meil 112 Margus Mikson, kes siis on seenior 2 klassis nüüd poodiumilt väljas. Aga jah, seenior 1 siis Kuljus ja Neemesto 1. ja 2. Et saame näha, kes siis seenior 1 meil 3. nüüd üle joone tuleb siin. Kullavõit murda täna Erki Kukk ja sellega. Siin on meil nüüd number 100 Andre Kull. 9 Andre Kull ja Andre Kull on meil seenior 2. Siin on number 131 Sten Kask on mehed sportüldse võitja. Ja siin on meil 119 on Kristo Sepp, mehed seenior 1 siis. Et kas tema oli siis, Kristo Sepp oli siis seenior 1 3. koht meil. Raiko Kaldoja tuli siin ja Marku Ainsalu, Helari Pallas, et järjepanu siis mehed siin finišeerimas on. Igal juhul kell on 14.40, meil on 20 minutit nüüd aega naiste eliidi kuni 23-aastased naised, naisjuuniorid ja ka seenior naised on selles stardis. Nii et 20 minuti pärast ootame teid tagasi Delfi lainele, kus ka kommentaarid nii kauaks kuulmiseni. Rainer Silvek Inema EU-tiimist 9. koht, Kaupo Raak 10. Velo Klaaber Sirimi-Ratturina seenior 2 vanusrühmas võistluse lõpetanud. Kristjan Randma VO2 Specialized Cycling Clubist täna 5. koht.
su tiimikaaslane Erki on Eesti meister sellel aastal seenior 2 vanusrühma tsiklokrossis. Kristjan Randma muuseas VO2 spetsialasi kauplusjuhataja Tartus. Sellepärast ta tegelikult ei käigi võistlused, ta hakkas kuperdama ja hakkab jamama. Kus ta veel hoiab tagasi, ta ei hakka niimoodi, ta hoiab oma mingi kindlat piiri, eks ole. No nii, veel korra võimalik üle õla vaadata, finišijoon ületatud Janek Resevile, 11. koht Kaja Padimi ratturina ja 8. sõber Tõnu Tõnov Bike Fanatics Cycling Clubist. Kell on üle 2 liikunud 42 minutit järgmise sõidustardini, kui õrnem sugustarti tulemas kell 15.00 lähe antakse. Marko Puhl ANT spordiklubist on pälvinud seenior 1 vanuserühmas täna 6. koha ja Red Bike tiimi rattur Kardo Kõiv 13. koht seenior 2 vanuserühmas. Meelis Milistver tiimist vennad Daal seenior 2 vanuserühmas 14. üle finišijoone tulnud. Reijo Peenemaale kuulub 7. koht seenior 1 vanuserühmas esindamaks Voorema Centrum rattabaasi tiimi ning Kajaba või tiimi rattur Tanel Kuusk pälvib seenior 2 vanuserühmas täna 15. koha. Kuueteistkümnes koht seenior 2 vanuserühmas Valdur Jahtile. Rinaldo Teder Liivimaa rattaklubist seenior 2 vanuserühmas 17. koht. Kell on hetkel üle 2 liikunud 43 minutit, 7 minuti pärast oodatakse teid, kaunid haljad naisjuuniorid, NU23 naisratturid, eliitlasi naised, naise seeniorid selle senise katusega telgivahetusse lähedusse kell 14.50 hakatakse teid stardijoonele kutsuma.